mõjutada natuke mängu kvaliteeti. Elame-näeme. Ja, et 3 kraadi siis Tartus Sepa staadionil ja oleme tõesti sellel ekraanil ja Stoilise rahuga on Tanda peale. Võtnud seda hooaja algust päris ootlikult. Praegu saab Tammeka mees Boucher röögile. Oi, ja seal oli veel Grünwaldilgi. Kalimullin jälle hea liikumine. Hea liikumine, pall Hussarilt ette ka ja seal kas natukene Aland hindas olukorda selles mõttes valestus. Madalamal, et Ujeri, päris hea sööt ette Koskorile, kas sealt on 1-1 võimalus ja kui seal nüüd suluseisu polnud, siis Tristan Koskor viib Tammeka juhtima 27. minutil. Jah. Koskor avanes ilusti ja Bugerit hea sööt ja tipp-topna. Ja nõelas Tammeka praegu ikka täiega seda Flora kaitseliini, paha pallikaotus pealinlaste jaoks ja üks väga hea sööt õigesse tsooni ning ja kaugelt Poom! Aland kohal. Oli hästi mängitud. Ja Alandi raske olukord, oi, nüüd on kõvasti õnne ja Sapinen, milline ennast algab tegutsemine, aga lõpuks surutakse see pall sisse ja kas see oli Kalimulli? Oli. Ja nii on ja nüüd ütleme siis, et viimasel 3-4 minutil Tammekal oli järjepidevalt probleemi oma kaitsest ja kastist palli puhastamisega ja selle tulemusena siis Kalimullin lõpuks lööb ka viigi värava. Näete, te peate mind uuesti kutsuma, ma räägin teile asjad ette, kes siin asju teevad. Nii on. Aga vaatame seda olukorda siis uuesti. Mihailov paremalt äärelt tegevust. Ei puhastatud ära, Alad jäi ette, põrkas õnnetult. Tanda veel tõrjus ja mingeid asju muutnud siin. Aga Flora alustab terava rünnakuga paremalt äärelt. Kristo Ussar, pall keskele ja kas juba on värav? On. Ja nii ongi, 1,5 minutit on kulunud teist poolaega ja Flora siis alustas teist poolaega sama efektiivselt kui esimese lõpetas, ehk et nii lihtsalt see käibki ja kas taas kord Maksim Kalimullin lööb ära või? No näed, nüüd ei ole mingit varianti, et te mind tagasi ei kutsuna. Jätkab ründamist. Mihailov ja kasti juures ja penalti. Vilistatakse 50. minutile, nüüd on korraga ikkagi Tammeka jaoks see mäng alla mäge veerema hakanud väga kiiresti. Eks need on ka need, kui me vaatame, kui raskelt juba esimene poolaeg liikus. No vaatame. Sapinen. Ja Aland toob selle ära ja kas suudab veel teise tõrje järjest? Ma tahtsin just öelda, et Aland on penaltites päris hea väravaht. Nüüd siin Ujeri mängis käega ja Flora Sakul on päris palju ruumi kui Raksinil ja tuleb ka sealt äärejooks nüüd pall kasti esimesse tsooni väga ohtlikult ja Aland toob välja. Ja ta jätkuolukorras siis Flora mehed uuesti röögile, nii et ja paremal äärel ruumi on tekkinud. Hussar tõuseb ka ja temale pall antaksegi. Kastis 3 Flora meest, läheb sinna tsooni ja pall latti. Kasutab, et Sapinenile palli kehasse mängitakse, ta tõesti hästi hoiab. Luka pall edasi, Poom kaugelt lööb ja Aland alt nurgast toob ära. Ja noorte sellist head miksina. Ja siin oli viga, aga Tanel Üprus lõpetab selle mängu ära. 2-1 Flora võidab ja teise poole algus ja esimese poole lõpp, siis need murdehetked olid. Tõepoolest tahad saab jätkata ja siin stuudios on minuga FC Flora peatreener. Küll on tore ajalooline hetk mul esimest korda siin peatreenerina siin stuudios. Tervitada Kostja Vassiljev ja palju õnne võidu puhul. Ega ta nüüd ülemäära kindlalt ei tulnud, aga võit on võit. Jah, aitäh. No jah, selles suhtes võit on võit. Ma arvan, me ise natuke tegime seda raskemaks, kui see oli võimalik, et löömata võimalused peale 2-1. Oli variant seda mängu rahustada. Aga lõppkokkuvõttes võtsime 3 punkti Tartust, kus ei ole kerge alati mängida, et selles suhtes võib rahul olla. Sa ise tõid ka välja, et löömata võimalusi oli palju, tõesti pool võimalusi esimesel poolajal, ka teisel poolajal. Milles nüüd see häda on, et need võimalused ei ole võib-olla kindlamad? Raske öelda, mis see häda vahepeal. Pallid lendavad kuskil postist kõrvale või vahepeal väraht mängib hästi ja samas ka siin vastast võib kiita, et lähevad, blokeerivad mingit lööke ja siis vahepeal see
pall ei lähe väravasse, et selles suhtes, aga täna piisas 2 korrast, kus pall ikka läks väravasse. Natuke raskustega ikka läks, mis on kõige tähtsam lõppkokkuvõttes. Piisas 2 korrast, piisas 1 mängumehest, Maksim Kalimullinist, noorest mängijast. Kas ta nüüd kuulub edaspidi kindlamalt sinu algkoosseisu plaanidesse või on ikkagi noorel mehel veel tõestamist? Vaatame, aga ma arvan üldkokkuvõttes tema viimased ajad on, ta päris hästi sai hakkama trennides ja U21 eest mängudes, et selles suhtes mingil määral on loogiline, et ta siin on ka viimastel ajal edukas, et vaatame, mis edasi saab. Olgu, Kostja, aitäh! Aitäh! Ja nüüd juba siis Tartu Tammeka peatreeneri Martti Pähni kutsun siia. Tere, Martti! Kindlasti sa selle tulemusega rahul kuidagi ei ole. 1-2 napp kaotus Florale ja kokkuvõttes ei jäänud sellest viigiväravast niimoodi mänguliselt palju puudu, kuigi võib-olla võimalust, konkreetselt sellist värava võimalust välja tuua on keeruline. Kuhu taha see jäi? Nii mitu küsimust korraga. Ma selles mõttes olen nõus, et see tulemus ei meeldi meile. Ma sellega olen ka nõus, et ma arvan, Flora suutis täna rohkem tekitada ja selles mõttes teenitud võit, ma arvan, et mängisid okeilt, raske väljak. Ma arvan, et meil ei puudu kõigepealt sellest, et kui me üldiselt, ma arvan, mängu jooksul kaitsesime päris hästi meeskondlikult, siis see esimese poole lõpu siuke momenti, siis see teise poole alguse moment, et kokkuvõttes ma arvan, meil oleks 1-0 piisanud siit, et ma arvan, et selle taha ei jäänud, et me selle tegime ära, et me suutsime mängu juhtima minna ja püsisime oma mänguplaanis ja selles mõttes see toimis kuni siis 1-1-ni, sealt edasi ei oleks tohtinud ka midagi kehvasti olla, aga ma arvan liiga lihtsalt, et tegelikult ma arvan see 2-1 värav, ma nägin, tundus kaugelt, meil oli 2-3 vaba mängijat kastis, et selles olukorras me kindlasti ei olnud nagu tasemel, et ma arvan, tegelikult ei kokkudest selle taha, et kuigi me kaitsesime hästi, siis need mingid üksikud olukorrad ikkagi nad suutsid meid nõelata ja nii on täna. Seekord nii. Aitäh, Martti Päh! Ja nüüd kutsun siia siis ka tänase mängu parima mängija. Ma arvan, et ei ole kellelegi üllatuseks. Mainisid ka kommentaatorid mitu korda Maksim Kalimullinit. Maksim, palun mängu parima auhind sulle. Kui suurepärane mäng sinult täna, suurepärane esitus ja ka 2 väravat. Kuidas sa ise rahul oled? Olen väga rahul, et kõik olulised, et täna võitsime, saime 3 punkti ja sõidame nüüd rahuliku koju ja minu poolt andsin ennast parima täna, olin 2 väravat ja olen väga rahul. Peatreener usaldas sind algkoosseisu. On see midagi, mida sa nüüd loodad, et õnnestub sul tõestada ja veelgi rohkem sinna ennast murda? Ja muidugi suur motivatsioon. Täna sain esimese mängu algkoosseisu mängida ja täna nagu nii, et andsin ennast parima, nagu ma ütlesin. 4 võitu järjest nüüd Florale ja praegu tõusite tabelis teiseks, aga eks Paide mäng on veel homme ees. Kuidas sulle see hooaja algus tundub? Natuke oli konarlik, aga samas nagu nüüd hakkab justkui minema. Ja nüüd hakkab minema, seda kindlasti. Ja nüüd 2 mängu Levadia ja Paide ja proovime ka neid ära võita, et peame nüüd edasi töötama ja kindlasti puhkama ka. Kindlasti puhkama. Aitäh!